tere, minu nimi on Kärt-Malin ja olen imetamise nõustaja. Rinnapiim on parim toit meie lastele. Täna vaatame alternatiivseid toitmisvahendeid. Need on vajalikud selleks puhuks, kui lapsel on kaaluiivega probleeme või ema ja laps asuvad eraldi üksteisest. Esimese valikuna lisa andmisel kasutame väljalüpstud või sõõrutatud rinnapiima. Kui laps on emaga koos, alustame toitmist rinnaga ja pärast rinnast söömist kasutame alternatiivseid vahendeid. Lisa andmise vahenditena soovitame kasutada lusikat, tassi või süstalt ning vältida lutipudelit, kuna lutipudelist imemine on teistsugune kui rinnast ja piima tuleb kergemini ning laps võib loobuda rinnast. Enne lapsele lisa andmist peseb ema käed. Esimestel sünnitusjärgsetel päevadel, kui on vaja lapsele anda lisa, sobib hästi lusikas, kuna siis eraldub rinnapiima tilkade näol ehk tegemist on ternespiimaga. Seda saab laps keelega mõnusalt võtta endale suhu. Kui rinnapiima kogused on suuremad, on sobivaks abivahendiks tass. Selleks, et lapsele tassiga rinnapiima anda, ole hea tõsta ta püstisemasse asendisse, aseta tass alahuule peale ja kalluta vaikselt piima üle tassi ääre, nii et laps saab tulla keelega rinnapiima limpsama. Üheks meetodiks rinnapiima lisaks andmiseks sobib hästi ka süstal. Selleks tuleb leida lapsele taas sobiv asend söömiseks, püstisem asend. Asetad oma sõrme lapsele suhu ja kui laps hakkab sõrme imema, paned süstla sinna kõrvale. Õige süstlast imemine on nii, et süstlasse tekivad mullid ja laps imeb seda piima ise süstlast välja. Pakud alati kõige suuremat sõrme, sellepärast et hiljem sa tahad, et ka rinna peal laps teeks suud suurelt lahti. Pärast lapse söötmist võta ta püstisesse asendisse, et saaksid tulla välja õhumullid. Selleks paita last altpoolt ülespoole, et krooksud tuleksid välja. Alternatiivseid toitmisvahendeid võiks kasutada nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. Alati eelistame naturaalset rinnast toitmist. Kui vajad täiendavat tuge imetamisel või alternatiivsete toitmisvahendite kasutamisel, registreeri end vastuvõtule.